kunagi oli ühes kauges kuningiriigis loss. See ei olnud tavaline kui kõik teised lossid, vaid oli nõiutud ja asus müstilise metsa südames. Lossil oli mitu torni, mis ulatusid väga kõrgele, isegi pilvedes kõrgemale. Selle seinad olid sädelevast hõbedasest kivist ja aknad sädelesid nagu teemandid. Lähedal asuvas külas kogunesid lapsed tihti kamina äärde ja kuulasid vanavanemate jutte nõiutud lossist. Nad rääkisid selle maagilistest elanikest, heasüdamlikust nõiast, kes seal elab, ja fantastilistest seiklustest, mis selle seinte vahel oli juhtunud. Ühel päiksepaistelisel hommikul, kui linnud laulsid ja lilled õitsesid, otsustas uudishimulik noor tüdruk nimega Lili ette võtta teekonna nõiutud lossi. Ta oli kuulnud jutte peidetud aaretest, mis ootasid kõiki, kes on piisavalt julged lossi väravast sisenema. Väikese korvikese värskelt küpsetatud küpsistega ja julgust täis südamega asus Lili teele. Kui Lili müstilises metsas kõndis, sosistasid puud talle saladusi ja juhatasid teed. Mõne tunni pärast jõudis ta lõpuks nõiutud lossi juurde. See oli hiilgav ja majesteetlik. Lili lähenes kõrguvatele väravatele, mis aeglaselt ilma puudutuseta avanesid. Ta sisenes lossi sisehoovi ja oli hämmastunud teda ümbritsevast pimestavast ilust. Siseõu oli kaunistatud imeilusate lilledega ja õhk säras maagiast. Äkitselt kõlas ühest lossitornist hääl. Tere tulemast, kallis laps! Lili vaatas üles ja nägi torni aknas säravat kuju. See oli lahke nõid. Tal olid silmad nagu sädelevad smaragdid ja juuksed, mis voolasid nagu siidini jõgi. Lili tutvustas end ja tahtis teada lossi aaretest. Nõid naeratas ja ütles, et lossi tõelised aarded pole kuld ega juveelid, vaid õppetunnid ja kogemused, mida see pakkuda võib. Ta kutsus Lili lossi põhjalikumalt uurima. Esimene tuba, kuhu Lili sisenes, oli unistuste raamatukogu. Seal leidis ta raamatuid, mis muutusid elavateks ja jutustasid oma lugusid, maalides oma mõtetes elavaid pilte. Ta sai teada, et kujutlusvõime ja unistused on ühed kõige väärtuslikumad aarded. Teises ruumis, peeglite galeriis, avastas Lili maagilised peeglid, mis näitasid talle maailma erinevatest vaatenurkadest. Ta nägi inimeste elusid kaugetel maadel ja mõistis, et teiste mõistmine on mõõtmatu aare. Kolmandas toas, lahkuse aias, kohtus Lili rääkivate loomadega, kes õpetasid talle empaatia ja kaastunde tähtsust. Ta sai teada, et armastus ja hoolitsus, mida ta teistele osutas, on kõige tõelisemad aarded. Järgmine ruum oli naerusaal, kus Lili avastas end nii palju naermas, et ta süda tundus kergem kui kunagi varem. Ta õppis, et rõõm ja naer on aarded, mida tuleb kõigiga jagada. Lossi köögis kohtus ta sõbraliku kokaga, kes õpetas teda lihtsatest koostisosadest maitsvaid maiustusi valmistama. Ta sai teada, et sõprade ja perega toidu jagamine on omaette aare. Iga ruumiga, mida ta uuris, kasvas Lili süda ja ta tundis, nagu oleks ta avastanud maailma kõige väärtuslikumad aarded. Lossi võlu ei seisnenud mitte füüsilises rikkuses, vaid selle pakutavates õppetundidest, elamustest ja elanike lahkusest. Kui päevad muutusid nädalateks, jätkas Lili oma seiklusi nõiutud lossis. Ta leidis uusi sõpru, nii inimesi kui ka maagilisi olendeid, ning iga kohtumine täitis tema südame soojuse ja imestusega. Ta õppis mängima lossi nõiutud pillidel, luues muusikat, mis puudutas hinge. Ühel päeval viis nõid Lili lossi kõrgemasse torni.
Sealt vaatasid nad kogu allolevat kuningriiki. Lili nägi küla, kus ta oli elanud, ja inimesi, keda ta tundis. Ta mõistis, et on leidnud kõigist suurima aarde, armastuse ja tarkuse, mis tulid tema reisil nõiutud lossist. Kuid nagu igas heas loos, saabus aeg, mil Lili teadis, et on aeg koju naasta. Raske südamega jättis ta lossi ja selle maagiliste elanikega hüvasti, lubades külastada neid igal võimalusel. Lili tagasitee oli sama maagiline kui tema saabumine. Mets juhatas ta turvaliselt külla tagasi. Ta naasis lugudega oma seiklustest, jagades oma pere ja sõpradega saadud õppetunde ja leitud aardeid. Nõiutud loss jäi iidse metsa südamesse, olles valmis avama oma väravaid igale uudishimulikule hingele, kes otsisid tõelisi lahkuse, armastuse, naeru ja tarkuse aardeid. Aastate möödudes muutusid lood Lilist ja nõiutud lossist legendiks. Ja nõnda elas nõiutud lossi lugu edasi, meenutades kõigile, kes seda kuulsid, et kõige hinnalisemad aarded on need, mis leitakse inimeste enda südame sügavusest.